Tartus on veel 5 meetrit lund maas. Aga kas juba on aeg rehve vahetada või kehtib printsiip, et tark ei torma? Tulime seda uurima Baltaierisse. No pigem tark ei torma, aga eks see oleneb muidugi kliendist ja olukorrast ka, et see, kellel on ikkagi sellised linnasõidud ja naastrehvid all, siis see juba hakkab vaikselt mõtlema rehvi vahetuse peale, aga see, kellel on ikkagi hommikuti sõidud ja õhtul hiljem ka sõidud, siis tasuks ikkagi veel oodata. Selliseid olukordi on ikka olnud siin aastate jooksul korduvalt, et kes on ikkagi rehvid ära vahetanud, on tulnud nädala pärast tagasi ja on pidanud uuesti talverehvi alla panema, et ei ole kõige parem olukord. No tegelikult tuleks ikkagi ilmateadet jälgida ja selline järjepidev temperatuur või pidev temperatuur võiks olla ikkagi selline 7-8 kraadi, et kui ikkagi ööpäevane keskmine on juba nii kõrgel, siis on aeg rehve vahetada. Suverehvi puhul üleüldiselt vaadatakse rohkem hinda ja sellist keskklassi toodet, et talverehvi puhul eelistatakse rohkem kvaliteeti ja brändi. Miks peaks siis lamellrehvidega vältima suvel sõitmist? No lamellrehv suvel kulub kiiremini ja muidugi ohutus on see, mis on kõige tähtsam, et suvel on lamellrehviga pidurdusteekond oluliselt pikem, eriti just sooja ja märja ilmaga. Kas on mõistlik omada 2 jooksu velgi, et ühed siis suveks ja teised talveks? Suures pildis mina vajadust ei näe, aga need, kes ikkagi soovivad suvel natukene edevamat velge kasutada või suuremat tolli, siis nendele on see muidugi väljapääsmatu. Muutuse tõi sisse Aasia rehvi tulek turule, et Aasia rehv muutus oluliselt taskukohasemaks ja kui uued rehvid on ikkagi taskukohasemad ja lihtsamini kättesaadavad, siis muutus ka kliendi käitumine. Baltaier Eesti pakub väga suurt valikut erinevat rehve, et pakume rehve nii mootorratastele, sõiduautodele, maasturitele, pakibussidele, metsatehnikale, põllumajandustehnikatele, suurtele laaduritele ja ka murutraktoritele leiab rehve meie laost. No meil on rehve ikkagi väga palju, et eks seda kogust on raske öelda, aga selline 100 000+.